Jube hea õuna-aasta on sel aastal, nagu ise näete, siis puud on ikka väga täis ja tundub, et hea aasta on ka Opelil, sest mul on juba see kuu tulnud käia Šotimaal, nüüd ma olen Eestimaal katsetamas jällegi ühte uut Opeli mudelit ja tegemist on siis, nagu näete, vähe suurema isendiga, uus Zafira on tulnud ja mis on kindlasti autoostjale selline positiivne uudis on see, et seda autot saab ka praktiliselt kohe osta, aga kohe räägime lähemalt. Zafira on Eestis teada-tuntud automudel. No ta on ikka vist juba päris sellise mõnusa ja kuulsa ajalooga. On Zafira käesolev kolmas põlvkond, on siis järglane Zafirale, mis lansseeriti 1999 ja praktiliselt oli selliste 7-kohaliste kompaktmahtu universaalide klassi looja. Ja praegune siis mudeli uuendus siis toob uuele Zafirale esiteks Opel OnStari teenuse ja uuenenud LED-tuled, säilitades samal ajal kõik sellised head tugevad küljed nagu sõiduomadused, 7-kohalise paindliku istmesüsteemi ja suure mahutavuse. See süsteem on siis sama, millest me siin juba oleme jõudnud oma saates rääkida. Opel Mokka X-i puhul täpselt sama ta siis on. Ja... Täpselt, nii et võimaldab siis tõepoolest juhile ja kaasreisijatele hingerahu, olles selline hea abiline nii hädasituatsioonides kui mugavusteenustes. On uuenenud auto ergonoomika, mis on suunatud ennekõike juhile, armatuurlaua infotainmenti käsitlus ja kaasa on tulnud siis ka uued LED-tuled. Nii bensiini kui diiselmootori erinevatel variatsioonidel on olemas siis automaatkasti võimalus ja mudeli valik algab 120 hobujõulisest bensiinimootorist ja lõpetades 200 hobujõulise bensiinimootoriga. Sinna vahele variatsioon veel diiselmootorid. Me just vaatasime siin taga, et seda on võimalik ka päris mugavaks teha selline 2 inimese jaoks tagaistumise jaoks, isegi selle peale mõeldud. Hetkel nendel autodel on peal veel niinimetatud launch seating, mis siis võimaldab tagumise ja keskmise istme kokku klappida, tekitada sellise mugava käetoe ja vastavalt siis tagumise äärmise istmeid nihutada mugavaks tugitoolis. Kas autod on Eestis olemas, et meil on praegu siin Saksa numbritega veel istumise all? Autod saabuvad septembri lõpuks, oktoobri alguseks meie edasimüüjate juurde. See on ikka väga suurepärane uudis, kui me räägime roolivõimus autost, mida saab praktiliselt kohe osta. Ka räägime autost, mis tuleb poole aasta pärast. Jah, ta on selline oma olemuselt, on ka auto selline igapäeva elu toetav praktiline sõiduk, nii et me loodame, et ka selline kohene saadavus aitab sellele kaasa.